Ma näen, et Tanel ja Reimo, meie tänased külalised on siin kohal, et lehvitage, kui te kuulete mind. Minu nimi on Roman German, et ma olen krüptoklubi eestvedaja Eestis. Et ma räägin natukene, mis asi see krüptoklubi on, enne kui me alustame. Et kui keegi on siin esimest korda, siis krüptoklubi on lihtsalt selline koht Eestis, kus me üritame siis arendada Eesti krüptoalast haridust. Me teeme igasuguseid tasuta üritusi, nagu tänane siin, kus me kutsume inimesi rääkima, kes on teinud ise mingeid lahedaid krüptoprojekte või kes on mingil elualal või valdkonnas seal krüptonišis väga tugevad. Et võimaluse korral me käime ka kohtumas ettevõtetega, lähme nende kontoritesse ja vaatame, mis nad räägivad. Kui sellist võimalust ei ole, siis hea meelega teeme üritusi ka üle interneti. Et tavaliselt me lindistame ka kõik oma kõned ja üritused ülesse, et see üritus siin ka täna lindistatakse. Et ma jagan pärast meie YouTube'i kanalit, kuhu kõik need esinemised üles on läinud. Nii, aga alustame siis väikese tutvustamisraundiga, et täna on külas meil Tanel Tang ja Reimo Hammerberg ja nemad on siis sellise ettevõtmise taga nagu Saaremaa digikanad. Et äkki tutvustate ennast ise, et alustame sinuga näiteks, Tanel. Nii, esimene küsimus kohe, kas mind on kuulda? Sind on hästi kuulda. Väga tore, et mina olen Tanel. Esiteks, mul on väga hea meel, et annate mulle üldse võimaluse rääkida oma projektist ja oma kogemusest, sest ei ole väga tihti sellised juhud, kus lihtne põllumees saab rääkida krüptost ja NFT-st. Siiamaani teadupärast vist esimene Eestis, kui mitte siis maailmas. Et ma iseenesest olen väga kirju taustaga, olen põllumajandust õppinud agronoomiks ja siis läinud peale ülikooli, siis töötan Maaeluministeeriumis, seal spetsialistina mingi aeg, ostud müünud vilja, siis isegi olnud sellises startupis nagu Vitafields mõned aastad, kuni ta siis Monsantole maha müüdi ja siis sealt edasi Bayerile ja siis sealt edasi ma läksin siis Jordaania päritolu ettevõttesse Eesti arukontorit juhtima, taimekaitsevahendeid müüsid ja kõik sisendid põllumeestele ja siis mulle aitas, siis ma ütlesin, et aitab, lähen tagasi Saaremaale, kus ma pärit olen ka ja asutan enda farmi. Siuke kiire sissejuhatus võib-olla. Okei, väga huvitav taust. Ja Reimo, paar sõna sinu kohta. Tere. Mina olen praegusel hetkel sellise ettevõtte nagu Ignium asutaja ja ma teen seda nüüd 1,5 aastat. Ja mida Ignium teeb? Meie eesmärk on teha kapital kättesaadavaks väike- ja mikroettevõtetele. Ja sellised ettevõtted nagu Saaremaa Mahemuna on meie sihtkliendid, kellel on probleemi kapitali kaasamisega, siis teha see kapital neile kättesaadavaks. Ja see vahend, kuidas me seda teeme, on NFT ja sellest me täna räägimegi. Paar sõna mu taustast. Enne Igniumi asutamist ma olin ligi 20 aastat advokaat, selline regionaalne büroo nagu Sorainen ja ma juhtisin seal finantsõiguse valdkonda, mis hõlmas siis kapitaliturgusid, finantsteenuseid, ettevõtete rahandust ja ma olin seal partner ligi 14 aastat ja juhtisin seda, ehitasin üles seda valdkonda ja selle käigus oli mul palju võimalusi näha, millised on ettevõtete rahastamise probleemid ja kuidas turg on tegelikult katki, iseäranis väike- ja mikroettevõtete jaoks ja kui suur on see probleem. Ja üks asi viis teiseni ja siis lõpuks, kui tulid ICO-d 2017-2018, kui oli buum, siis kuigi mõned tehingud jõudsid ka minu lauale, mida oli vaja nõustada, ja nende ICO-de käigus, kuigi seal oli palju probleeme, paljud projektid ei oleks pidanud võib-olla sündima, seal oli pettus, läbipaistvuse probleeme ja nii edasi, kuid selle käigus asi, mida ma nägin, oli, kui hästi võib töötada kapitaliturgude taristu. Sisuliselt, mida ta oli see kapitaliturg ICO-d. Kui hästi võib töötada taristu ja kui efektiivselt ja kui kindlalt ja kui soodsate kuludega ja kui talituspidevalt, mis on rajatud plokiahelale ja kui ligipääsetavad kõigile võib olla. Ja sealt sündis ka Igniumi mõte, et mis siis, kui sarnase taristute peal
võiks olla päris ettevõtete rahandus. Ma saan aru, et sinul on siis päris pikk krüpto ajalugu juba, aga kas Tanel, sina ka enne krüptokanasid ja siis neid digikanasid oli sul ka krüptorahaga mingi kokkupuude või sellise esimene? Sisuliselt null, et eks mingi Bitcoini uudiseid ja asju ma olen jälginud ja just tegelikult vist, kas see oli detsembris peale jõule, oli üks sõbra sünnipäevaspaas ja siis mul üks teine sõber hakkas rääkima mingisugust NFT-dest, mingisugused Nike ja Adi tegid mingid digipillid, mis müüakse mingi, ma ei tea, mis summadega, et see oli nagu niivõrd jabur ja naljakas mu jaoks, et ma lihtsalt naerisin, ma ütlesin, et võtame õlut edasi enne, aga siis juba hakkas nagu Pealtnägija seda rääkima, siis mõtlesin, et Pealtnägija niisama nagu naljajutti ei räägi, et sealt hakkas nagu sügav huvi nagu nende vastu, et mis point nendel siis reaalselt on. Ma ütlen siia vahele seda ka, et kõikidele, kes on kuulama tulnud, et kui teil on küsimusi, siis siin on selline chati võimalus, et avage see chati aken ja kirjutage oma küsimused siia chati, et siis me vaatame jooksvalt neid küsimusi üle ka ja siis loodetavasti enamus saavad vastatud ka. Okei, et ütleme, ühel on siis pikem ajalugu ja teisel on teise jaoks on täitsa uus krüptoraha, aga kuidas te selle digikanade projektini siis jõudsite, et kas see idee tuli sinult, Tanel, või see tuli Reimolt või kas te räägiksite sellest ka, et kuidas see lugu alguse sai? Võib-olla ma äkki ise räägin natuke kaugemast taustast, et kui ma paar aastat tagasi alustasin oma farmi teemaga, siis põllumajandus on selline huvitav ala, et küsitakse, et kui küsida, et kuidas põllumajandus miljonäriks saada, siis lihtne vastus on, et tuleb alustada miljardärina. Ehk siis neelab nagu niivõrd palju raha ja sellega nullist alustamisel, eriti nii suurelt, nagu ma tegin seda, on lihtsalt väga suur risk, et millegipärast ma selle võtsin, mul endal olid ainult mingi paar tuhat eurot, sain toetuse siis PRIA kaudu ja siis Maaelu Edendamise Sihtasutuses laenu. Et pidevalt oli vaja arendada ja teha ja kõik, et ostsin mingi vanad igale, hakkasin sinna tegema asju, et kapitalivajadus on nii suur. Esimese aasta pidasin enam vastu, teine aasta tekkis kanade terviseprobleemidega, munevus langes ja kui munevus langes, see tähendab kohe, et sissetulek langeb. Ja kuna mul olid väga täpselt ära arvestatud sendi pealt, kuhu kõik mis need lähevad, midagi üle ei jäänud, siis jaanuaris tuli selline kõige suurem pönts mulle, et kus tegelikult tagantjärgi mu enda vigadega, aga juhtus see, et kanade toodang kukkus 3-kordselt. See tähendab seda, et su sissetulek sisuliselt 2 päevaga langeb 3 korda. Et see ja kuna mul äriplaan jooksis pidevalt ees, siis ma nägin, et paari kuu pärast ma olen pankrotis omadega. Et mul on vaja uued kanad osta veel ja nii edasi, mis on 26 000 eurot ja mul on nagu eelarve miinuses, ma ei tea, vähemalt 10 või 20 000 euro. Et kuna ma enda Facebooki lehel, siis Saaremaa Mahemuna Facebooki lehel, siis olen hästi selline avatud ja mahlaka kirjeldusega võib nii öelda, siis mu eesmärk on olnud alati läbi selle Facebookis kommunikeerida enda muresid ja vaadata, et kas siis põrkub tagasi kellegi mingisugune idee. Siiamaani on see nagu aidanud. Ja siis, kui ma panin ka selle postituse, et nüüd on pankroti oht, et müün oma kanala maha naljaga pooleks, aga siis inimesed reageerisid sellele väga palju. Nad hakkasid kirjutada mulle nii Facebooki sinna kommentaaridesse kui siis sõnumitesse, et kuule, et anna kontonumber, ma kannan su raha. Aga ütlesin, et kuna ma olen ettevõtja, siis ma ei ole mingisugune heategevusorganisatsioon, et siis mul on vaja ikkagi midagi vastu anda selle eest, aga mune mul vastu pole anda ja midagi muud mul pole. Ja siis üks minu jälgija helistas mulle sama asjaga, et kuule, anna mulle kontonumber, ma kannan sulle raha. 100 eurot on ikka sulle anda, et abiks jäigegi. Siis mõtlesin, ei, ma tõesti ei taha, sest okei, kui sa oma abi ei taha, siis vähemalt võtta üks ettevõttega ühendust nagu Ignium. Ja nad kindlasti aitavad. Kirjutasin siis, et tere, olen siuke, et millega te tegelete. Ja siis Reimoga tegime kohe esimese miitingu ja sealt see asi alguse sai.
äkki ma annan siit vahepeal Reimole ka üle, et mis sa mõtlesid siis ja mis siis saama hakkas, et. Ja see, kui Tanel sinu poole pöördus, kas see oli nagu niisugune tavaline klient teie jaoks või see oli niisugune erakordne juhus? Tegelikult, kui Tanel pöördus, siis Tanel profiili poolest oli täpselt meie sihtklient. Aga meie ümber on ka sageli segadust, et kui meil tehniliselt täpne olla, siis kui Tanel alguses helistas, ma selgitasin ka talle, et meie ei ole crowdfunding ettevõte. Et väga paljud tegelikult ettevõtete rahastuse maailm tervikuna on selline, et ettevõtted on harjunud, et neile raha antakse. Kas pank annab raha või mingi fond annab raha või crowdfunding platvorm annab raha. Et kusagilt tuleb nii-öelda see kala, mida sa ise õngitsema nii palju ei pea. Keegi õngitseb selle sinu jaoks, sa maksad selle eest päris korralikult, aga kusagilt sa saad raha. Ja siis ma pidasin oma kohustuseks niimoodi avatult selgitada, et ja Ignium on selline ettevõte. Tänasin väga, et helistas, ütlesin, meie ei ole crowdfunding firma, mis tähendab, meie sulle investoreid ega raha ei anna. Et meie juurest sa saad kaasata raha, kui sul on omal tugev kogukond. Tanel kuulas ma ära ja ütles, et ma olen just teie klient. Mõtlesin, vaata, kuidas nagu mõistame teineteist kohe nii kiiresti. Ja sealt edasi läks siis nii, et ma selgitasin Tanelile, mis on võimalused. Seletasingi, on tegelikult olemas nagu seletasin ettevõtte rahanduse põhialused ära, et on omakapital, on võlakirjad, eks ole. Ja siis on seal vahepeal konverteeritavad võlakirjad. Ja siis ütlesin, et aga on ka selline uus asi olemas, nagu NFT, sellepärast tiimis me olime umbes 6 aega varem või 1,5 kuud varem hakanud selle ideega mängima, et mis siis, kui NFT võiks olla ettevõtte rahanduse instrument, mida ei ole sellisena tegelikult kasutatud. Ja aga selline kolmnurka nagu community, rahastus, missioon, ta nagu sobib väga hästi sisse ja see on nagu väike ettevõtte lugu. Ja siis ma olin valmis selleks, et Tanel põllumajandusettevõtjana ja konservatiivsena mehena, mina Tanelist ei teadnud ennem midagi. Olin valmis, et ta lihtsalt ütleb mulle, et tead, lõpeta ära, et sellest ei saa keegi aru. Aga Tanel läks kohe põlema sellest. Vot, see on just, mida me teeme. Ja sealt nagu edasi, kes ütles digikanad, digimunad, sealt see brainstorm läks väga loovalt meil käima väga kiiresti. Nii et tegelikult ei olnud mingit ei oma kapitali ega võlakirjade juurde minekut. Digikanad ja NFT-d olid kohe siis nii-öelda, kuidas öelda, Taneli menüüst esimene valik. Millal see üldse selline see esimene kõne oli, et aru saada, kaua kogu see projekt teil aega võttis? Saab isegi järgi vaadata tegelikult, aga ma arvan, Tanel, millal see võis esimene olla? Kas oli veebruaris millalgi? See oli veebruari ütleme esimestel nädalatel või veebruari keskpaigas kuskil, ütleme 10, midagi sellist, 11. Kas selle aasta veebruari või eelmise aasta veebruari? Selle aasta veebruaris ikka, ja. Väga kiiresti siis saite. Pankrott oli ju ootamas aprillis juba, et ma pidin kõik üle korras ära kasutama. Okei, aga Tanel, kas sulle siis ei tundunud hoopis lahedam mõte see, nagu Reimo rääkis, et startupid on harjunud niisama raha kaasama ilma, et nad midagi nii-öelda kogukonnale vastu annaks või mingit toodet müüks, et sa ju möönud, et veel midagi lihtsamat äkki proovida teha? Tead, ma kaalusin ka nende erinevad crowdfundingu asju, pank, võib-olla selgituseks ka, et miks ma pangast raha küsisin, ma küsisin SEB Eesti enda pikaajalist kodupangast, küsisin ettevõttel laenu. Mu eelmise aasta käive oli kuskil 145 000 eurot ja ma olen nii-öelda kodulaenu ja muude asjadena olen maksnud kliendi või see pangale nii-öelda kasumina intressidena aastate jooksul siuke 20 000 eurot. Et siuke suhteliselt okei summa ja siis ma küsin, kuulge, palun andke mulle 10 000 eurot laenu, et ma elaks üle selle asja lihtsalt, et ma maksan selle 5 kuu pärast tagasi täies ulatuses intressid ka. Ja kommiks nii-öelda tordil oli see, et Maaelu Edendamise Sihtasutus garanteerib siis 80% sellest laenust, kui midagi läheb hapuks. Ehk siis minul jäi 2000 eurone risk. Ja mis vastus oli SEB pangast oli see, et te ei ole meile huvitav klient ja me teile raha ei anna. Sest see oli selline, mida 2000 eurot ei suuda anda mingisugusele ettevõttele, et mis toimub. Ja siis vaatasingi need crowdfunding, need olid pikad protsessid, seal on mingid valideerimised ja lisaks oli see, et olenevalt siis sellest platvormist
mingi 14–17% on see teenustasu neil. Kui ma juba mingisugune, ma ei tea, 50 000 küsin, siis 10 000 maksan neile lihtsalt teenustasu süüst, et siis tundub see ikka nagu kuidagi ülekohtune veidike. Ja ma olen kunagi, või ma olen kogu aeg möönud, nii kui ma olen, kuna ma olen ka sellise suhteliselt kirju taustaga, siis ma olen siis avatud mõtlemisega, siis ma olen möönud alati, et kuidas saada põllumajandusettevõtte väärtuslikuks, sest kui me vaatame startup'e asju, siis nende väärtused tõusevad väga kiiresti, väga kõrgele, ilma et nad nagu väga sisulist toodet või asja pakuks. Et kui me võtame näiteks toidutootmise, siis kui me toidutootmise lõpetame homme, siis me kõik sureme nälga. Aga selle väärtus on kunagi täna kuidagi nii väike, et keegi ei oska nagu hinnata seda, et kuidas ma saaks, et isegi kui ma nagu selle kuldmuna siis lõpuks müüks inimestele, siis tavalist muna tahavad ikka, et see toote väärindamine ei vii nagu lõpuks selle. See oli nagu ka algusest peale mul selline iginipõline probleem, et kuidas see kogu olukord lahendada niimoodi, et see peab olema mingi lahendus. Aga kas siis Igniumi pakutav platvorm, et seal on need teenustasud ja kõik need nagu ka sulle kui väikeettevõtjale kasumlikumad kui pangaga, isegi kui pank oleks nõus olnud sinuga nagu edasi minema? Seda oleks huvitav arvutada muidugi, aga seal tegelikult tekkis siis selline huvitav efekt, et kuna ma olen siis algusest peale kasvatanud enda selle jälgijaskonda teadlikult, hästi teadlikult, et algusest peale oli mul kohe mõte, et kuna ma hakkan tootma sellist nišitoodet nagu mahemuna, mis on turuga kallim, siis seda peab hästi palju teavitama, mis asi see on, miks see on ja kuidas seda tehakse ja nii edasi. Siis sai kohe algust öeldud, et okei, olen ajakirjanikele hästi sõbralik, selliseid välja saate, mida näidati ETV-s eelmine aasta 4 kordust vist ja Tanel ja Kanada nimi, kes tahab Jupiterist jälge vaadata. Ilu ja valu kogu selle alguse puhul. Ja see kommunikatsioon on ka hästi avatud ja hästi personaalne inimestega. Ja tänu sellele olime juba jaanuariks sisuliselt peaaegu 8000 jälgijat Facebookis kasvatanud. Et see üks pool on see pangaga nii-öelda anonüümne suhe, et jah, me võtame raha ja maksan tagasi mingi summa sellest päris suure ja see suhe saab läbi, siis tegelikult kogukonnaga, kuna ma olen ise hästi seltskondlik inimene ja kogukondliku põhimõttega inimene, siis mulle tundus, kui me Reimo hakkasime arutama seda teemat, et siis tegelikult selline kogukonna kaasamine sügavamal moel, ehk siis investoriks võttes, annab mulle hästi palju plusse tegelikult. Et esiteks ta tõstab nagu sellist ettevõtluse vastutust, et kui ma nagu enda kliendid võtan sisuliselt investoriks, siis see vastutus on kordades suurem kui see, mis pangaga on. Aga teistpidi, kui mul on juba hulk kliente, on investorid, siis näiteks jaekettides, kuhu mu toodega läheb, on hetkel nii, et jaeketid domineerivad. Kui me lähme ühe laua taha koosolekule, siis nemad dikteerivad ja domineerivad seda vestlust, et nemad ütlevad nii, kuidas on. Ja ma siis kas aktsepteerin või siis lahkun või siis sunnivad neid lahkuma. Aga kui mida rohkem kliente mul siis investoriteks on, seda keerulisemaks neil see läheb, ehk siis me muutume aina võrdsetemaks seal laua taga ja see on nagu ka üks eesmärke tegelikult, et mina võtan kõik riskid ja mina võtan need kanad, kes munevad ja siis kui jaekett ütleb mulle homme, et kui sa tõstsid hinde, et ära enam esmaspäevast too enda mune, poel ei ole sisulist ühtegi riski, aga tema nagu kontrollib siin ja minul on kõik riskid ja ma ei saa nagu midagi öelda, et siis see nagu ei sobi, et aga mida suuremaks läheb see kogukond, seda keerulisemaks läheb poel või jaeketil siis midagi mulle öelda. Et kui ma ütlen, et nad ütlevad mulle esmaspäevast, et ära too enam kaupa, siis ma ütlen, okei, ma ütlen enda 1000 või 10 000 investorile, et teie näiteks olete otsustanud niimoodi, siis te arvate, mis siis juhtub sellel väga konkurentsi tihedal jaeketiturul. Eks igaüks saab ise nagu öelda seda. Kui ma kuulan, mis sa räägid, ma arvan, et minu kohta see käib
ka nagu täpselt, et ma ausalt öeldes, ma olen ise Saaremaalt pärit, ma olin nagu kuulnud, et on mingi tüüp kuskil Saaremaal seal Salmel, kellel on see mahekanala, aga rohkem ma midagi ei teadnud. Ja siis, kui ma kuulsin sellest digikanade projektist, minu arust see oli täiesti geniaalne idee, nagu kuidagi silm või kohe särama, et see on nagu nii lahe ja vinge nagu mõte. Ja enne seda ma ostsin ka poest mune, aga ausalt öeldes ma ei mõelnud selle peale, mis munad need on ja kust need tulevad. Aga siis ma ostsin ühe sinu selle kana NFT ja nüüd, kui ma peaksin minema poodi mune ostma, ma kindlasti nagu kohe otsin, et kas seal neid Taneli kanamune ka on. Et kindlasti juba see, et tänu sellele, et ma ostsin selle NFT, ma olen nõus nüüd, enne kui ma ostsin mune, ma vaatasin, et mis kõige odavamad on, minu jaoks kõik nagu üks ja sama. Ja nüüd ma olen kindlasti nõus nagu palju rohkem munade peale kulutama tänu sellele, ma ei tea, reklaamitrikile või sellele trikile, mis te koos tegite. Aga vahepeal on üks küsimus tulnud ka chati, et Grete küsib Igniumi kohta, et kas ja mis tingimustel te veel sarnase profiiliga partnerid otsite, nagu Tanel oli? Ma võib-olla vastan sellele, et ja me otsime, et mis faasis me olemegi, et tegelikult meil on praegu päris mitmed ettevõtted protsessis, kes varsti peaksid siis järgmiste NFT-dega välja tulema. Et nagu ma ütlesin, tegelikult meie, kuidas olla, kogu suur hüpotees ongi, et ettevõtete rahastamine võiks toimuda nende kogukondade kaudu, iseäranis mikro- ja väikestel ettevõtetel, aga miks mitte ka suurematel, kus see saab olla palju mängulisem ja kaasavam, täpselt nii, nagu Tanel selgitas. Et kas me otsime? Jah, meie poole võib pöörduda ja mis tingimused on tegelikult ettevõtte jaoks väga lihtsad. Meie tasu on väga lihtsakoeline. Me küsime ettevõtte käest 99 € kuus tasuks selle taristu kasutamise eest ja raha, mis ettevõte kaasab, muid tasusid tal ei ole. Me ei küsi protsenti, kuna see ei ole meie toodud kapital, see on ettevõtte enda kapital. Me küsime tasu toote kasutamise eest. Ja selle mängu nimi lõpuks on loomulikult suur skaala, eks ole, mida me tahame hakata siis pakkuma ettevõtetele ka nii, et nad saavad erinevad ettevõtted, Taneli taolised saavad ka oma vahel võrgustuda ja oma kogukondasid võimendada ja saada veelgi rohkem seda efekti, mida Tanel praegu kirjeldas. Sest kogukondasid on päris suurem, et €9 kuus kokkuvõttes sadade miljonite eurode ettevõte. Kui sa mõtled niimoodi, et mis on meie adresseeritav turg, siis loomulikult meie edu ei ole Tallinna börs, meie edu ei ole 50 ettevõtet, 100 ettevõtet. Kui me vaatame lihtsalt abi vajavaid ettevõtteid, siis neid on praegu maailmas umbes 65 miljonit, mis on dokumenteeritud rahastamisvajadusega väike- ja mikroettevõtted. Ja kui me nüüd võtame lihtsalt sinna juurde selle, et kui sa võtad sellest väikse osa, siis jah, meie visioon on see, et seal on 10 000 ja 100 000 ettevõtted. Tanel, kas see on tõsi, et sa pidid maksma Reimole ja Igniumile ainult 99 € kuus? See vastab tõele, et siiamaani ma olen, esimene kuu, veebruarikuu oli, märtsikuu oli mingisugune poolik, siis see oli isegi vähem kui 99 €. Et ma eeldan, et aprillikuust tuleb 99 €. Et aga see vastab tõele, et mul oli enda Igniumi konto seal, ettevõtte konto, me tegime need NFT-d ja siis lihtsalt laekus minu kontole ja siis kandsin enda siis pangakonto. Ehk see bang for buck on nagu päris hea, et see, mis sa sisse paned igakuiselt ja versus see, mis sa välja saad sealt. Et eks ma ootan, kus see nagu konks on lõpuks, aga praegu tundub, et ei ole. Ja konksu siin ei ole, et see on väga lihtne tegelikult, et ka täna muidugi Tanel saab ka oluliselt ja teised varased liitujad, nii-öelda early adopterid, saavad kindlasti rohkem sellist nõustamist sinna juurde, mis on paratamatu sellise toote ehitamise juures. Loomulikult, et sellest saaks lõpuks skaleeritav ja plug and play põhimõtteliselt lahendused. Kui Taneli taoline ettevõte, kes liitub meiega 6 või 12 kuu pärast, sisuliselt tuleb, lülitab ennast platvormi, liitub platvormiga, ise disainib oma NFT toote abil, ise paneb need müüki, ise juhib oma kogu kampaaniat ja tal abivajadus puudub ja see kõik käib tal ühe päevaga. Aga äkki lähemegi sinna, et räägite natuke sellest, et kuidas see protsess nagu välja nägi, et
leppisite kokku, et te teete siukse Saaremaa digikanade NFT projekti, aga kuidas need kanad siis üldse nagu tekkisid, et ma saan aru, et sul on vaja mingit kunstnikku, kes välja mõtleb, kui see kana välja näeb, seal kanadel olid mingid aksessuaarid, olid mingid rulad ja asjad, et kas seda aitas kõike see Igni teha või see tuli Taneli poolt ja kuidas see käis? Tanel, võib-olla sa tahad siit ise alustada ja siis ma jätkan kuskilt maalt. Et jah, ütleme see kana pool või see kunsti pool jäi minu kanda ja see on ka sellest hea, et kuna mul endal oli nagu nägemus sellest asjast väga selgelt, milline see võiks olla, milline see äge kana on ja mida nad võiksid teha, siis see oli hea, et see jäi minu hallata. Kuna ma ise olen kunstis nagu null, et ma ise ennast enam-vähem teadsin, millised need võiks olla, siis ma ise otsisin kunstnikku ja ma saatsin siis temale nii-öelda mingisugused ideed, asjad, et kuule, palun tee valmis. Ja nii kui ta esimesed nii-öelda disainid tegi, saatis mulle, mõtlesin, et nii, kuule, me oleme samal lainel, jätka nendega, et see on täpselt see, mis mulle meeldib, ja sealt edasi, kirjeldasin ka, et mismoodi see tegelikult käib, et see peab olema üks kana keha, kas siis erinevad kehad ja siis nendele võiks olla nende iseloomud anda, et osad on ruladega, osad on prillidega, osad on mingite sonide asjadega, et anda selline igale kanale, kuigi ta on üks kana ikka, siis tegelikult anda selline iseloom või hing sellele, et inimesed tunneksid ennast võib-olla isegi ära nendes kanades, et kui nad ostavad seda. Kokku teil oli 650 kana NFT pilti, on ju? Et kas see tähendab siis, et kunstnik tegi 650 erinevat pilti või kuidas see nagu käib? Tegelikult see protsess on nagu hoopis lihtsam, et kunstnik tegi siis mõned kanakehad, mõned erinevad nokad, mõned erinevad mütsid, prillid, rulad ja nii edasi. Et ma ei mäletagi täpselt palju neid oli, aga umbes võib-olla igat asja oli 10 erinevat, võib-olla 10 isegi maksimum. Aga tehnoloogia võlu on täna see, et neid saab omavahel miksida ja kui me korrutasid omavahel korrutame, siis et kui on 10 erinevat keha, 10 erinevat rula või jalga, 10 erinevat mütsi, et siis aina korrutad, et siis tuleb see summa päris suur, et lõppkokkuvõttes tuligi kas mingisugune 10 000 erinevat kana tegelikult kokku miksides, aga siis me valisime sealt mingi portsu välja. Miks te, tavaline, kui me räägime maailma mastaabis NFT projektidest, siis ütleme, et ongi maailma standard on, et tavaliselt tehakse 10 000, mis iganes on projektis, tehakse 10 000 digikana või mis iganes digiaffi. Et miks teie valisite just 650, kust see tuli? Seal on väga pragmaatiline asi, sest ütleme, kõigepealt, kui me siis jõudsime Reimoga siis kokkuleppele või ühisele arusaamale, et nii lähme selle projektiga edasi, et kuule, kuigi seal inimesed ütlesid, et on soov raha kanda, siis lihtsalt küsi tegelikult inimeste käest, kuule, olukord on selline, et kas keegi on nõus investeerima. Ja siis me näeme ära sellest infost, mis sealt tuleb ja nii edasi, et siis vaatame edasi, otsustame edasi. Ja siis ma tegin selle lihtne Google Sheets, või Google Forbes küsisin inimeste käest, et kuule, pange oma email, et mitte mingisuguseid neid kohustusi ei ole hiljem, et lihtsalt öelge, et mis summaga te oleksite valmis investeerima, et mina plaanin selle raha eest ennast päästa ja mõned asjad veel teha, et andke meile teada või mulle teada. Ja mulle üllatuseks vastas seal üle 1100 inimese. Ja see summa tuli kokku üle 300 000 euro. Tegelikult minu rahavajadus oli selline 50 000 umbes, et siis sealt tekkiski see, et 300 000. See on nagu, me oleme nii palju mööda oma numbritest, et me peame midagi tegema. Ja see diskussioon arenes päris huvitavalt ka iseenesest. Alguses mõtlesime, et okei, et teeme ta siis erinevate kihtidena, et osad, sest oli ka inimesi, kes olid nõus 10 000 ja 5 000 eurot investeerima korraga ja sellised 1000 eurosid oli ikka väga palju üle 100. Me oleks saanud sisuliselt mingisuguse käputäis inimesega selle 50 000 eurot kätte, aga arutades siis omavahel saime aru, et tegelikult sellise raha kaasamise point
on just see, et mida laialdasem on see kogukond, kes sulle nagu investeerib, seda kasumlikum ta siis tulevikus tegelikult on, nagu ma ütlesin, jaekettide poolest ja nii edasi. Aga kui oleksid teinud siis selle põhjal, sul olid muus investeerivad, kas see kogukond ei oleks siis suurem olnud? Seal oligi see, et kuna 50 000 oli minu vajadus, et siis ma ei osanud lihtsalt nagu hetkel suurema rahakogusega midagi peale hakata. Me mõtlesime küll seda kuidagi, aga mõtlesin kuidagi niisama, nagu räägin, et see vastutus on seda suurem sul, kui see klient on ise su enda investeerinud, sest ta võib kui midagi metsa keerad, siis ta võib päeva pealt minu toote ostmise lõpetada ja siis see tähendab seda, et mu ettevõte tüürib nagu pankroti poole, kui ma kliendid kaotan. Et me proovisime või kuidagi selliselt rahulikult teha, et võtsime ikkagi see 65 000 on ka ikkagi üle nagu 50 000 ja siis pigistasime, proovisime viimast välja pigistada. Okei. Vahepeal siin kirjutati, et minul on mikker natuke paha, ma proovin seda siin vaikselt paremaks saada, vahetasin mikri ära, okei, öeldakse, et on korras. Väga tore, et ühesõnaga sa kaasasid nii palju raha, kui sul vaja oli, mitte nii palju, kui sul oleks võib-olla võimalik olnud. Täpselt. Nii, aga ma tahtsin nüüd aru saada sellest ka, et sa ütlesid, et sa disainidega tegelesid ise pigem, mismoodi see siis selle Igniumi platvormiga kokku läheb, et sa lihtsalt uploadisid hiljem need 650 kana sinna Igniumi platvormi ja sealt läks asi edasi või? Tegelikult võib-olla see on see koht, ma võtan siit ise üle. Tanel valis seda teha, seda omaenda kunstnikku. Kui see poleks nii olnud, esialgsed sketšid sellisest nagu digikunstist, tegi ka meie disainer. Et aga muidu, mis on nagu võimalik, on ju, meil on olemas see mikser, mis segab need 10 000 pilti kokku. Aga tegelikult, mida me eelkõige teeme, et pilt on ju ainult üks osa sellest NFT-st. Selle NFT taga on tegelikult ju unikaalne Algorandi plokiahelas olev token. Algorandist saan rääkida natuke hiljem. Lisaks selle küljes on ka ju lepingulised tingimused kasumi jagamise kohta. Ehk see ei ole lihtsalt pilt, nagu näiteks igavlevad ahvid, kuigi oleks ju tore, kui see digikana hind kasvaks sinna, kus on igavlevad ahvid. Aga seal taga on väga reaalne kasumi jagamine. See lõpuks on ju corporate finance, millest me siin räägime. Ja need omanikud ikkagi või NFT-de omanikud muutuvad investoriteks. Seega, mida meie teeme, kõigepealt mindime Algorandis need tokenid, miksime need pildid kokku, tekitame vajaliku konfiguratsiooni, niimoodi nagu Tanel tahtis neid sellises kombinatsioonis, nii palju haruldasi, nii palju ekstra haruldasi, lepingutingimused NFT-de külge. Sellest hetkest on siis NFT-d kõik olemas ja loomulikult on Tanelil olemas seal galerii, kus kohal need müüa. Väga oluline on, et ettevõttel nagu Tanel, tema kogukonna liikmed ei ole OpenSea kasutajad. Neil ei ole MetaMaski walleteid ega mingeid muid walleteid. Arvatavasti ei ole nad isegi nii lihtsa platvormi nagu Coinbase või millegi sarnase kasutajad. Ehk nende jaoks oli esimene selles valdkonnas ost. Sageli nad ei mõtle üldse sellest, et see on NFT. Nende jaoks on digikana ja kogukonnas osalemine. Ja see on lihtsalt niisugune cool värk. Ja tegelikult selles nii-öelda ettevõttes kaasa löömine. Ehk mida siis meie teeme? Me teeme väga lihtsaks nendele kasutajatele onboardimise, registreerumise Igniumi platvormil. Me pakume neile lihtsa gateway, kas makselinkide või kaartide kaudu või depositi tegemise kaudu. Me korraldame arvelduse, me võtame vastu raha, anname selle emitendile ja samamoodi anname vastu NFT-d nende omanikele. Ja lõpuks me pakume NFT-dele järelturgu. Minul kui krüptoentusiastil, et esimene mis mu tagasiside oli või ma mäletan, mis ma mõtlesin, et kui ma
siis läksin seda digikana endale ostma, siis kõigepealt ma lootsin, et ma saaksin seda osta krüptorahaga, aga mäletan, et ma olin pettunud, et ma sain eurosid kasutada ainult selleks, et kas krüptorahaga seal nende NFT-de ostmise võimalus on ka tulemas või pigem mitte? Selle on vastus väga lihtne. See on vastavalt vajadusele. Ehk kui palju krüptorahaga ostjaid on väikeettevõtete kogukondades. Kui neid on, siis selle gateway me sinna kindlasti pakume. Täna me näeme seda, et see kogukond, keda meie nii-öelda toome krüptosse, need on kõik nii-öelda krüptovirginid. Kõik nad tulevad sinna esimest korda ja nende jaoks see on-ramp peab olema samasugune, nagu nad läheksid lihtsalt e-kommertsi. Ehk sellest tulenevalt on ka see täna seal, ei ole seal krüptomakse võimalus. Kas ma saan õigesti sellest aru, et nüüd, kui need kanad on selle Algorandi ploki ahela peal, et põhimõtteliselt ma saan oma kana, kui ma tahan sealt Igniumi platvormilt välja saata, ma võin ta saata kuskile mujale süsteemi, ma ei tea, mingi teine Algorandi toetav NFT ostumüügikeskkond näiteks, et põhimõtteliselt see on võimalik? See ei ole põhimõtteliselt võimalik, see ongi võimalik, aga see on võimalik, ma arvan, paari kuu pärast umbes, kus me lubame väljakandeid oma platvormilt ja loomulikult mitte ainult Algorand, sa saad kanda neid igale poole, kus kohal vahel on algoritm, mis võimaldab plokiahela vahelisi tehinguid, eks ole. Sa võid nad samamoodi kanda seega ka OpenSea'sse, kui sa tahad. Okay. Ehk paari kuu pärast ma võin saada oma digikana OpenSea'sse müügile panna ja loodetavasti saan sellest 1000 eurosid, jah? Seda, kui palju sa saad, ma ei oska sulle öelda ja ei oska sulle lootust kinnitada või ümber lükata, aga seda küll, et sa võid selle kanda kas OpenSea'sse või oma privaatsesse walletisse, kui sa tahad. Ilmselt saad 10 000, et 1000 on nagu vähe ikkagi. Kui ma oleks endiselt advokaat, siis ma Tanel manitseksin praegu, aga ma ei ole enam. Õnneks ma olen lihtne põllumees, farmer. Et Tanel mõtleb suurelt. Kas me ei ole siin rääkinud eriti veel sellest, et seal selle NFT ostmisel oli see üks nõks oli ka seal, et nimelt te jagate või ütleme, Tanel lubas, et tulevikus 5% Saaremaa mahemuna kasumist siis läheb NFT nende omajate vahel jagamisele. Oli nii? Täpselt nii. Täpselt, et kogu selle, nagu ma ütlesin, et ma ei tahtnud olla mingisugune heategevusüritus ja siis kuigi see need digipiltide müümine ja NFT-de müümine on ka suhteliselt selline pehme tegevus, et siis ma ise tahtsin, et ta oleks sisulisem ja et ka ostjatel oleks suurem motivatsioon seda investeeringut teha, et siis saigi välja mõeldud, et okei, kasutame seda kasumi jagamise süsteemi, mis on, Reemo kindlasti oskab sellest lähemalt rääkida, et on tükk maata vähem bürokraatlik kui teised variandid ja osalused või võlakirjad. Aga kuna tegemist on ikkagi kogukonnaga ja ma tegutsen hästi palju emotsiooni pealt, siis võib-olla suuremaks motivaatoriks inimestele võis olla just seega, et ma annan mingisugustele otsustusprotsessidele ligipääsu, et näitena, mida see tähendab, on see, et ma selle raha eest, mis ma siis sain, avan ka Salmen kohviku, kuhu inimesed saavad külla tulla ja osta pirukaid ja une ja mis iganes asju koha peal. Ja näiteks, kui ma nüüd hakkan logo tegema, siis need inimesed saavad selle logo ise valida, et panen mingisugused variandid neid ette ja nemad saavad otsustada. Ta liigub hästi palju sinna Web3 maailma poole ja ilmselt Reimo saab ka seda natuke selgitada, mida Web3 tähendab, kes ei ole veel kursis, et ta liigub sellise kogukondliku ettevõtluse poole rohkem või ma liigun ise oma ettevõtlusega sinna kogukondliku ettevõtluse poole, et mind huvitab see teema ja ma tahaks lõpus testida seda. Aga võtame selle kohviku näiteks, et sa rajad sinna Salmele kohviku ja ma ei tea, siis sul on vaja menüüd seal välja mõelda, sa küsid oma selle kogukonna käest, NFT omanike käest näiteks, et mis toidud võiksid menüüs olla. Et kas seda sa teed kuidagi lihtsalt sotsiaalmeedia kaudu või seda hääletamist või mingit valiku langetamist saab ka tulevikus hakata Igniumi kaudu tegema?
Seda ilmselt oskab teisele poolele oskab Reimo vastata, aga esimesele poolele, et jah, et ma praegu kasutan lihtsalt ära seda Facebooki ja teen eraldi Facebooki grupi kõikide nende inimeste NFT omanike puhul. Ja kuidas see tulevikus saab olema, eks Reimo oskab seda äkki öelda, et kas see kolib ka Igniumisse? See mõte meil on küll kindlasti, et see kogukond, see on ju nii-öelda, Tanelil on kogukond, kes täna on Facebookis. Ja nüüd on seal sees on kogukonna sees on nii-öelda kitsam klubi, kes on kanaomanikud. Ja need kanaomanikud loomulikult saavad teatavaid õigusi, mida Tanel kirjeldas ja loomulikult kasumi jagamine käib meie kaudu, me teeme seda kõike seal öeldes veel, mida me teeme. Edasi liikudes saab ka nii-öelda nende kanadega hääletamine toimuma meie platvormil. Ja mida me ise oleme mõelnud, et me näeme, kuhu see kõik liigub ja see maailm, aga NFT on loogiliselt, kus võtta nagu suur pilt praegu ette, kuidas me ise seda näeme. NFT on esimene samm, niisugune esimene klots metaversi poole liikumisel. Et lõpuks me näeme, et see on see unikaalne ühik, mis seal sees liikuma hakkab. Nii et tulevikus võib mõelda, et Taneli kogukond on digitaalses kanalas, kus kõik siis kanadel on inimkarakterid ja nad hääletavad seal ja peavad koosolekuid ja suhtlevad ja et see kõik läheb selliseks palju mängulisemaks, mille sisse on arvatavasti põimitud ka tegelikult kommertstegevus. Finance, nad on niimoodi vahetamatuseni nagu sinna üksteisega segunenud. Ehk see kõik, nagu kuidas öelda, et see keskkond läheb palju kaasavamaks. Millal metaverse jõuab sellisena, et seda igal inimesel on mugav kasutama hakata, see on hea küsimus. Opereeritakse aastatega 3–5. 2000 alguses oli juba metaverse olemas Simsi näol, et ilmselt tulebki tulevikus siis kana Sims. Mul on küsimus, et kui need NFT omajad tegelikult omavad ainult 5% nii-öelda kasumist tulevikus ja ütleme 5% otsustusõigusest ka, ma saan aru, et kas siis on nii, et lased inimestel hääletada ja valida, aga lõpuks teed ikka ise otsuse, kuna sina oled ju 95% omanik? See päris niimoodi ei ole, sest kogu selle minu jaoks kindlasti juriidiliselt on ta nagu siuke pooled jookskeem, jah. Aga kuna, nagu ma ütlesin, see vastutus jälle on see põhikoht, mis siin on, et kuna need samad NFT ostjad on tegelikult mu kliendid ja kui ma kuidagi moodi nende õigusi või väärtusi riivan, siis ma olen suht kindel, et nad on esimese rongiga siit Saare Mahemuna pardalt läinud, või peatusest läinud, et enne kõike peaks ma nagu toetuma sellele, et ma kaasan võimalikult palju siis nende klienti ja arvestan nende arvamust. Et eks see paistab, kuidas see nüüd nagu tulevikus olema hakkab täpselt, et võib-olla sellised näited ei ole väga palju võtta, aga ma ise arvan, et see võib olla täiesti, sest inimesed üldjuhul on ikkagi väga mõistlikud ja ma arvan, et nad suudavad välja mõelda väga mõistlikud lahendused lõpuks. Ma küsin nüüd mõned küsimused, mis inimesed vahepeal chati kirjutanud, et kui me enne rääkisime nendest kanadest, et kuidas kanadel on need erinevad aksessuaarid ja osad aksessuaarid on haruldasemad kui teised, et Priit on küsinud, et mida see harulduse aste selle projekti puhul muudab või et miks see üldse oluline on? Võib-olla vastan selle, Tanel, on see okei? Harulduse aste on tegelikult NFT maailmas nii-öelda, ma ütleksin, turustandard. Seda lihtsalt tehakse. Ja me ütleksime täna ka, et kui ma nüüd olen ka intervjuusid teinud Taneli kogukonna liikmetega, siis ega see harulduse aste kellegile nii peaga nagu korda ei lähe. Aga ta oli mõeldud selle jaoks, et okei, enamus neist, nagu ma ütlesin, ma arvame, nad on esmakordsed tulijad NFT maailma. Aga võib-olla kõik ei ole, nagu Roman ise võib-olla ei ole. Ja siis me mõtlesime, et miks mitte lisada või kuidas öelda, kui ta on nagu nii-öelda tööstuse standard või industry standard, siis miks mitte seda sinna lisada. Täna ta hinda ei mõjuta, täpselt samamoodi ei mõjuta ta troppide puhul tavaliselt NFT-de hinda. Ta kujuneb järelturul erinevalt, eks ole. Ja noh, kui ütleme, haruldased ei ole mitte mingid atribuudid, vaid nende atribuutide kombinatsioonid sageli, kuidas nad koos on. Et sellega nad muud ei muudagi. Ja eks me näe, järelturg näitab, mida see tähendama hakkab, aga neil kõigil on täpselt samad õigused proportsionaalselt kasumile ja täpselt samamoodi kanad hääletavad. Aga muidugi, missugune efekt juhtus, oli see, et kui sa paned mingil asjal külge haruldane, isegi kui ta nagu sisuliselt midagi anna, siis haruldased ja väga haruldased kanad olid sisust hetkega läinud, et inimesed ikkagi
võiks öelda, et läksid õnge või ühesõnaga see luges ikkagi väga palju ja ma eeldan, et järelturul see loeb nagu täpselt samamoodi. Eks me näe seda. Omalt poolt võin ka kommenteerida, et esiteks, et Reimo poolt väga hea vastus ja väga hästi võtsid nagu kokku, et kui mina siis läksin seda digikana ostma, ma ka tegelikult scrollisin seal lehel ja proovisin otsida neid väga haruldasi kanu just selle sama eesmärgiga, et kui tulevikus järelturg nagu avaneb, siis loogiliselt võttes, kui me mõtleme, kuidas kõik teised NFT projektid töötavad, siis need haruldasemad muutuvad väärtuslikumaks. Ehk et praegu on kõik 100 eurot, tulevikus võib-olla haruldasem on, ma ei tea, 300 eurot ja mitte haruldane on 200 või mis iganes. Aga ma mäletan, et ma otsisin tükk aega, et kas on veel mõni haruldane kana, kes on saadaval. Ma vist ei leidnud. Ei sainudki ju. Ja ma mäletan, et ma olin frustreerinud, et ma ei saanud seal saidil nagu filtreerida ja paremini otsida, et ma mäletan, kui ma läksin sinna kana nii-öelda vaatesse, siis ma panin back, siis tegelikult ma pidin algusest peale sealt neid kõigis kanu scrollima. See oli väga-väga frustreeriv kogemus ja lõpuks ma lihtsalt ostsin ühe kana ära. Aga ma mäletan, et ma väga püüdsin leida seda nii-öelda haruldast kana, mida ma kahjuks ei saanud. Mida ma sulle siia juurde ütlen, Roman, et kui sa tuled nüüd järgmise projekti ajal, siis ma luban sulle, et UX on parem. Üldiselt, kui see väljata oli päris... Ja filtreerimine saab olema ja lihtsalt elementaarsed asjad. Aga nagu sa kuulsid ise, Tanelil oli kiiresti raha vaja. Et siin niimoodi, et arendajatel küüned pragunesid, et koodeerimisest seal. Ja teine asi oligi see, et kõik need kanad läksid nagu 1,5 nädalaga, et esimene oli privaatne ring, kes andsid teada, nagu ütlesin, enne 1100 inimest, et sealt läks juba üle 500 kana minema, siis lasime nädal aega tiksuda ja siis hiljem nädal aega tavalisele tavainimestele või tavahuvilistele selle ja siis oli juba 0,5 nädala kasi läinud. Et ütleb võib-olla need, ole õnnelik, et sa said midagi, sest väga palju inimesi on veel rohkem frustreeritud, kes jäid ilma. Ja siis võib-olla, üks huvitav fakt veel siia, et mul ema on juurde Saaremaal ja just ta juures käis 72-aastane proua, kes ütles, et ole hea, ütle Tanelile, et ta sebiks mulle 10 digikana, 100 eurost, väga tahab saada. Kas see tähendab, et on juurde tulemas tulevikus digikanu? Ma arvan küll, et sügisel kindlasti, sest ideed läksid teele, et kuidas seda ettevõtet arendada, kuidas käivet kasvatada ja kõike seda, et kuidas teine sats teha kanu, et see on kindlasti vajab mõtlemist, et ta nagu esimesed jääksid ikkagi väärtuslikumaks, et see kogu see protsess vajab veel lahendamist. Okay. Kas selline küsimus, et kas tavaliselt siis NFT projektide puhul on selline võimalus, et kui NFT-sid järelturul müüakse, näiteks mina müün oma kana sõbrale näiteks 1000 euro eest, siis sinna NFT smart contracti kirjutatakse sisse see, et sellest tehingust näiteks 5% saab see kana esialgne mintija ehk looja endale. Et kas teil on ka selline asi seal sees, et nüüd kui see järelturg tekib, inimesed hakkavad ostma müüma oma vahel neid kanasid, et siis ikka tegelikult sa ka nagu oma sa teenid kasumit oma projektist, mitte ainult ühekordse selle kana müümise eest, vaid ka kõikide nende järgmiste transaktsioonide eest. Reimo, äkki võtad sa ise selle? Ja, just. Ei, seda meil ei ole praegu. See võimalus on täiesti olemas, sul on täiesti õigus, seda tehakse, aga nagu sa ka tead, et on ka juhtumeid väga palju, kus seda ei tehta. Et seekord Tanel otsustas seda mitte teha. Et see tasu, kuidas öelda, et see järelturg saaks toimida, nagu ta toimib võimalikult vabalt. Okay. Et tõsi, nii tehakse ja protsendid lähevad ju mõnikord isegi 10-ni. Et mul hakkab tekkima küsimus, et kui Tanel siin enne mainis, et palju sul see käive eelmine aasta oli mingi 100 000 millegiga ja siis mintisid neid NFT-sid siin 65 000 euro eest, et kas kokkuvõttes, kui te veel NFT-sid teete, et kas kokkuvõttes sa üldse oledki põllumajandusettevõte, et lõppkokkuvõttes sa oled üks digitaalne NFT-de ettevõte, kelle kõrvaltegevus on mahekana pidamine? Jah, vaata nende NFT-de, miks nad väärtuslikuks lähevad, on ju ikkagi see, et seal on mingi lugu taga, seal on mingi point asjal. Et kui ma lihtsalt ise oma kanapildi oleks teinud, siis vaevalt keegi oleks seda ostnud.
et iseenesest see farm ja see kanafarm ja see munatootmine, kõik see annabki tegelikult väga hea loo sinna taha, mis NFT siis kokku seab kõik erinevad asjad endale, et ma naersingi lõpuks, et ma olengi nagu digifarmer, aga nüüd üks ei välista teist, et ja kui me jõuame sinna alguse juurde tagasi, et kuidas põllumajandusettevõtted on väärtusetud ettevõtted ja tehnoloogiaettevõtted kasvatavad oma väärtust nagu tundidega, siis kui me nüüd võtame niisuguse standardi, kuidas on ettevõtluses, et toidutootjate ettevõtte väärtus on aastakäive korda 3 tavaliselt, ehk siis peaks olema 450 000, siis kui me võtame nüüd tehnoloogiaettevõtte järgi või siis osaluse järgi, et ma sisuliselt andsin tulevikust 5% kasumist ära, ehk siis võiks tuletada, et on nagu osalus, siis 5% 65 000 eest ja kokku teeb 1,3 miljonit eurot, et juba sisuliselt 2- või 3-kordistanud olen tänu sellele NFT-le siis oma ettevõtte väärtust, et paberil, aga see paberil tehakse ka siis seda ka tehnoloogiaettevõtete puhul sellist asja. Väga vinge. Küsin veel chatist küsimusi, et kuidas kasumi väljamaksmine hakkab toimima? Kas Tanel ise maksab raha kõikidele NFT omanikele või see toimub Igniumi kaudu, et kuidas see? Igniumi kaudu, ma ennem vastasin ka osaliselt jah, et see on, et me käitume sellisel juhul nagu raha jagaja. Tanel lihtsalt kannab raha oma kontole Igniumis ja meie kanname sel hetkel kõikidele NFT-de omajatele. Kas keegi teeb mingit kontrolli ka kuskil, et Tanel tegelikult, ma ei tea, ostis Lamborghini ja kulutab raha ebaotstarbekalt? See, kuidas ta raha kulutab, on osutades Taneli enda küsimus, nii kaua kui ta 5% ära maksab. Kui see 95% võimaldab Lamborghinisid osta, siis see loomulikult meisse ei puutu. Samas on tõesti seal nendes NFT-de tingimustes on kirjas, et seal on miinimumtase, mis peab olema kasum või EBITDA oli ta meil defineeritud, et millest alates see kohustus hakkab kohalduma, see 5%. Aga sealt edasi jah, ta on, kas Tanel otsustab endale dividendi jagada või mitte, ei ole relevantne, see on lepinguline kohustus. Et lepinguline kohustus maksta välja 5% EBITDA-st. Ja kui Taneli kohustus on kanda see lihtsalt sinna ja see peab olema kontrollitud. Ja ma arvan, et kui kogukond usaldas Tanelile NFT-de eest selle raha, ju nad usaldavad ka, et oma raamatupidamist õigesti teeb. Võtan siit chatist veel küsimus, et vahepeal ütlen ka, et kui me hakkame varsti vaikselt otsi kokku tõmbama, et viimane võimalus on veel oma küsimus siia chatti kirjutada. Aga selline küsimus, et kuidas on sellist viisi raha kaasamine teistsugune kui raha kaasamine klassikalisel viisil, näiteks aktsiate või ettevõtte osakute kaudu? Ma vastan sellele. See on aktsiatest või osadest on väga lihtsalt erinev, sellepärast et siis annab ettevõtte ära tükikese oma kapitali ja ka tükikese otsustusõigust. Seda tegelikult väikeettevõtete puhul on raske teha sageli, sellepärast et tahetakse see kontrollijate enda kätte ja see bürokraatia, mis sellega kaasneb, on päris märkimisväärne, alates üldkoosolekute läbiviimisest ja nii edasi. Ja oluliste otsuste tegemisel. Ja sageli tegelikult kogukond ka ei taha seda, et seal peaks olema nii-öelda see hääletusõigus juures. Neile piisab sellest, mida nad saavad. Teiseks, jah, Taneli NFT-de puhul nagu ka järgmiste puhul meil praegu ei saa olema midagi sellist, nagu inglise keeles öeldakse liquidation preference või liquidation proceeds. See on juhul, kui ettevõtte müüakse, siis tegelikult nagu osalusomanikuna sa ei saa raha. Aga sageli sellised ettevõtted nagu Taneli ettevõte on elustiili ettevõtted. Keegi ei mõtle selle exiti peale. Nad harilikult tehakse niimoodi määramata tähtajaks ja mitte müügiks. Ehk selles mõttes see on see, kuidas ta erineb osalusest. Kuidas ta erineb võlakirjadest? Võlakirjadest erineb eelkõige selle kaudu, et kuigi siin on finantsinstrumendi tunnused, siis võlakiri tuleb mingi aja pärast tagasi maksta täpselt nagu pangalaen. NFT-ga antud raha on tähtajatu, see läheb sisuliselt oma kapitali hulka, kuna see ei kuulu tagasi maksmisele. Sellepärast on ta ka palju sobilikum kasvamiseks kui pangalaen. Selle pealt ei pea maksma intressi, ehk kui Tanel on edukas, NFT omanikud on edukas. See 5% kasvab, aga ei ole sõltumata tulemustest kohustust maksta raha välja. Ja selles mõttes on ta kasvukapitaliks palju sobilikum instrument. See instrument pakub hästi kannatlikku raha sisuliselt.
Mul on vahepeal selline küsimus, et mis üldse, Tanel, et kui sa seda ühel hetkel otsustasid ära nagu, et okei, nüüd me teeme selle ära, millised su ootused olid, et mis sellest välja tuleb kõik ja mis nagu päriselt juhtus, et kas ootused vastasid tegelikkusele või mis seal oli? Ütleme nii, et hirm oli päris palju, sest esiteks, et kui ma räägin mingisugust NFT-st ja digikanast, siis suure tõenäosusega inimestel tuleb mingi plokk ette ja keegi ei saa aru, mis point on, mis mõttes digikana, see läheb asi nii keeruliseks, et ma üldse ei saa aru. Pigem oli hästi palju kartus, et kuidas see kogukond reageerib, kui ma küsin kogukonna käest raha, et justkui jätab natuke sellise kerjuse mulje, et kes tänaval istub seal, et anna mulle 10-kas, et see summa ei olnud megasuur, aga teistpidi ta tekitas sellised ennekõike, ma arvan, sellised pseudoprobleeme või kahtlusi mulle, et aga nii, kui ma hakkasin nägema sellest juba esialgsest küsitlusest, et mis hooga inimesed on valmis mulle nagu raha kandma, siis olid kõik mu ootused purustatud ja siis ma ütlesin, et ma enam ei julge midagi arvata ega oodata, vaata, kuhu see asi viib. Et see tundub, et nüüd on nagu naelapea pihta löödud, et siit võib tulla ikka siuke purakas ja ütleb nii, et tuli ka. Chatis on küsitud vahepeal, et kas Tanelil on soovi korral ka võimalus lepingust väljuda, tagasi astuda? Selleks on ainult üks võimalus õiguslikult. Ta peab kõik NFT-d turult tagasi ostma. Kas nende väljaandmishinnaga või siis nende hetke turuhinnaga? Ikka turuhinnaga. Sellepärast, et Tanel oleks sel juhul ostja nagu iga teine, aga muidu ei ole. See on tähtajatu leping. Ta niimoodi üles ei saa öelda. Vahepeal on küsitud, kas kanad on ka rõõmsamad nüüd ja mune tuleb edukalt? Peale seda nii kui ma selle lahenduse leidsin, nii hakati niimoodi paugutama kohe, et see ennastki hämmastas lõpuks. Mida sa selle rahaga siis kokkuvõttes lõpuks tegid? See raha on veel päris palju alles. Tähendab, ma pole siit väga palju kasutasin ära enda ellujäämise jaoks ja hakkasin kohe kohvikut tegema ka. Ja kuna see on nii värske teema alles, siis kohvik kindlasti tuleb ja need asjad, mis seal olid, et need kindlasti tulevad, et majonees tuleb, millest inimesed tunnevad väga palju puudust ka, nii et ütleme, see läks ikkagi äri arendamiseks ja laiendamiseks, et kes tahab teada veel, mis sellest tuleb, siis Saare Majavana Facebook on kõigile avatud, mitte ainult siis NFT omanikele ja sealt näeb kogu seda ülevaadet, mis ja kuidas raha kasutus on. Joel küsib chatis, et 5% makstakse EBITast ja mitte puhaskasumist, et miks te nii olete otsustanud? Äkki Reimo vastab selle loogika. EBITDA peegeldab puhast rahavoogu. Seal sees ei ole amordid ja asjad, mis ei mõjuta rahavoogu. Amordid ja sellised. Jah, ongi amortiseerimised. Et see on klassikaline, kuidas vaadatakse, et see peegeldab rohkem ettevõtte rahavoogu. Okei, et hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama, et veel on võib-olla aeg viimaseid küsimusi küsida. Aga ma tahtsin küsida siis, et nüüd, kui kellelgi tuli idee teha oma mingit NFT projekti, mis see järgmine samm võiks olla? Võtke meiega ühendust. Ja. Kas teil on ignium.midagi või? Ja, meil on koduleht ignium.io, kuid kõige lihtsam on isegi kirjutada võib-olla mulle otse reimo@ignium.io. Nii, ma jagasin kodulehekülje aadressi ja ma kirjutan siia chati. Ja ma kirjutan siia ka, vaata, kas ma kirjutasin õigesti emaili aadressi. reimo@ignium.io, täiesti õigesti, täiesti pealt. Okei, et ühesõnaga, kui tuleb idee, tasub teiega ühendust võtta ja läbi rääkida, mis idee on, te oskate kuidagi konsulteerida, et kas tundub niisugune elujõuline mõte, kas tasub edasi minna üldse või mitte? Ja tervikuna kogu meie mõte ka Taneliga ja samamoodi teiste klientidega, et me aitame kliendil ka valideerida seda, et ta lihtsalt ei läheks suure hooga sinna selle NFT-dega turule, teadmata, mis on vastuvõtt.
ehk me aitame kliendil võtta sellise, kuidas öelda niimoodi, toote lähenemise asjale, minna väikeste ja kiirete sammudega ja nii-öelda valideerida igat sammu sellest ideest. Ja siis, kui tundub, et selle järgi on isu olemas ja kogukond tahab vastu võtta seda, siis minna lõpliku tootega välja. Enne seda ka klient loomulikult midagi ei maksa. Kui ma saan aru ka seda, et teie sellest digikanade näitest, et tegelikult kui see idee on olemas ja soov on sellega edasi minna, siis tegelikult ideest lõpplahenduseni jõuab juba suht kiire aja jooksul. Jah, palju kiiremini kui Tanel. Ütleme jah, et kui sul esimene pääsuke või esimene kanal. Et eks see kõige rohkem võib-olla võtab ka aega see turult tagasi seda küsimine ja siis, mis me nägime ka, et inimesed ei hakanud kohe esimese päeval ostma, vaid see jaotub ära erinevate päevade pärast. Inimesed tihtipeale on midagi targematki teha. Et lihtsalt see tagasiside ootamine ja siis inimeste reageerimist ootamine tundub selle protsessi juures nagu kõige aega võtma asi. Mida ei saa nagu nii muuta. Okay. Ja ma sain aru eelnevast, et kui me mõtleme nüüd tuleviku peale ja Saaremaa digikanade projekti peale, et siis kui keegi nüüd siiamaani on ilma jäänud oma NFT-dest, oma kana NFT-st, et võib loota, et paari kuu pärast sügisel sa mainisid, et äkki on tulemas mingi järgnev projekt? Järgnev projekti, ma arvan, võib oodata siin järgnevate nädalate jooksul. Ütleme Saaremaa mahemuna. Aga kui sa mõtled Saaremaa munasid, siis jah, Tanel, palun. Et siis on praegu olen planeerida ilmselt septembris, oktoobris järgmise kampaania, aga ilmselt kui tuleb järelturg, et siis on võib-olla mõningaid nokkeid võimalik juba sealt saada, et kui mu koguna liikmed on nõus enda kanasid müüma ja mis hinna eest nad on müüma, eks see siis paistab. Aga küsimus sulle, Reimo, et ma saan aru, et on tulemas uued NFT-projektid. Kuidas ma olen isiklikult huvitatud, et kui te tulete mingi uue NFT-projektiga välja, ma tahaks kohe sellest teada saada, et kuidas ma kõige kiiremini teada saan? Ma annan sulle teada. Kõige esimesena muidugi vaata, kes sellest alati teada saavad, täpselt nii nagu Taneli puhul, et esialgu ikkagi ettevõte valideerib seda omaenda kogukonnaga. Kui sa satud sinna sisse, siis sa saad teada. Aga kui sa oled väga huvitatud, siis ma annan sulle teada lihtsalt ette. Ma olen jah, et võib-olla tuleb uusi edulugusi, keda jälle kutsuda tulevikus rääkima oma kogemusi. Aga iseenesest just Ignovi platvormide registreerides juba praegu on võimalik siis ju näha neid aktiivseid kampaaniaid ka, et kui satud juhuslikult peale. Asub vaatamas käia seal ühesõnaga aeg-ajalt. Nii, aga lõpetuseks veel, Reimo ja Tanel, kas on midagi, mis ma oleks pidanud küsima või mis te oleks tahtnud rääkida? Ei, ma arvan, et ma ei oska midagi lisada. Ma tänan kõiki kannatlikke kuulajaid, kellest on tegelikult 55 alles jäänud. Ma vaatasin, vahepeal oli üle 60, nii et tänan kõiki ja ka tänan küsimuste eest omalt poolt. Ja tänan Roman sind kutsumast. Ja, minu poolt ka suur aitäh teile, et te tulite. Minu super lahe projekt. Ma loodan, et tuleb teisi sama lahedaid NFT projekte siin lähiajal. Ja igatahes minu poolt ka tänud, ja loodame, ja ma arvan, et see on niisugune uus viis, kuidas minusuguseid väikseid õrnu ettevõtteid tulevikus aidata, kaasata ja teha ägedamaks. Täiesti nõus. Okei, aga aitäh kõigile ja ütlen veel viimase asjana, et kui te ei ole veel krüptoklubiga liitunud, et te võite minna Facebooki, otsige krüptoklubi, liituge meie grupiga, võite minna YouTube'i, ma jagasin siin vahepeal YouTube'i linki, et sinna me paneme lindistuse pärast üles sellest kõnest ja Instagramis on ka krüptoklubi. Et tegelikult, kui on siin keegi kuulajate seas, kes tahaks mind aidata minu sotsiaalmeedia manageerimisega, siis kirjutage mulle. Mul oleks sotsiaalmeediat on rohkem, kui ma suudan ise ära hallata. Aga aitäh kõigile. Aitäh, Reimo. Aitäh, Tanel. Aitäh kõigile. Aitäh sulle. Aitäh teile. Ciao.